Eesti saunameistrite aufkusi meistrivõistlused on lõppenud ja kes on kas või korra käinud vaatamas mõnda etenduses, oi kui füüsiliselt keerulised need on. Ja kui te nüüd arvasite, et selleks sai üks suur ja tugev Eesti mees, siis ei, Eesti saunameistrite võitja on pisike Klauke Noora! Ja mitte ainult palju õnne sulle kullakene, mitte ainult seda, et ta on võitja, et ta oli kõige parem, et peale selle on ta ka veel täitsa pesamuna. Räägi nüüd 2 sõna, palju õnne sulle kõigepealt, see on väga suur võit. Suur aitäh, päris suur aitäh südamest. Ma pole tükk aega näinud nii palju emotsioone ja ma pean ütlema, et see sinu tiim sinu selja taga küll oli siin palju tundeid ja pisaraid ja kaasaelamist ja tegelikult ma arvan, et selle loo autor oled ju sina. Ja selle lool on vist väga suur sisu, aga paari sõnaga, kes ei ole näinud, minge vaadake, need on kõik pärast üleval, te näete Noora masterpiece, aga räägi paar sõna, mis seal siis juhtus? Minu lugu räägib siis kabareetantsijast, kes tuleb üks päev peale oma esinemist koju ja näeb, et ta mees petab teda ja siis oma suures vihahoos ta tapab oma mehe ära ja läheb vangi sellest, talle antakse surmanuhtlus ja viimane asi, mida ta palub, et palun laske mul ühe korra veel tantsida ja sellest mu lugu räägibki. Ükskord veel tantsida, aga tead, kuule, ka sina ei tantsi ükskord, sina lähed nüüd maailmameistrivõistlustele ja oi, kuidas sa seal meil tantsid. 3 kuud, vastab see tõele, 3 kuud oled sina õppinud seda? Jah, veebruari lõpus siia jõudsin ja nüüd ma olen siin. Noora, kuidas üldse selline kleinuke väike neiu mõtleb selle peale üks päev, et ta võtab endale käterähtikud kätte ja hakkab õppima neid väga-väga füüsiliselt keerulisi trikke? No ma olen siin spaas hästi palju ise ka käinud ja iga kord ma olin nii lummatud, eriti just Xenia rituaalidele, kes oli eelmise aasta Eesti meister, siis tema rituaalidele ma alati sattusin ja mõtlesin, et mida ma tegema pean, et sihukest asja saad teha ise. Ja aasta hiljem ja ma olen nüüd ise siin, et elu käib niimoodi. Elu käib täpselt nii, nagu elu käima peab ja see imekaunis noor neiu on meie uus saunameistrite Eesti meister ja tõepoolest Veronas Itaalias juba sügisel saab ta kõiki pika puuga lüüa, ma loodan. Loodetavasti. Kui pikk saab olema nüüd sinu treeningperiood? Appi, nüüd ongi septembri lõpus on võistlused, ehk siis kõva 3 kuud on minna, iga päev hakkab nüüd hakkab ikka kõva andmine peale, et treenida. Igal juhul palju õnne sulle veel korra ja teate, ma ütlen, ükskord tulge siia nendele võistlustele ja te veendute, et kui te olete kunagi arvanud, et Eesti inimene on tuim, siis siin saunas ei ole mitte ühte tuima inimest, seal on nii palju südant, seal on nii palju emotsioone ja täna kõik kuulsid sulle, Noora, palju õnne veel korra. Suur aitäh!